Alguses on baby showerid, tassikoogid. Kõik on nunnu, kõik elavad sulle kaasa. Ja siis ühel hetkel, mõned kuud hiljem, istud sa öösel kell 3 üleval. Vaatad kella ja saad aru, kui väsinud ja üksildane sa tegelikult oled. Lähed lapsega jalutama siis, kui kõik sõbrad on tööl. Ei saa enam minna igale poole, kuhu sind kutsutakse, sest kellelgi on uneaeg. Või oled ise lihtsalt nii läbi, et ei jaksa. Kuniks ühel hetkel sind enam ei kutsuta. Vaikus. Vaatad Instast, kuidas su raamatuklubi on uue raamatu ette võtnud. Või kuidas trennikaaslased kokku saavad, ilma sinuta. Sest nad arvavad, et sa niikuinii ei saa tulla. Seda tänulikum olen ma neile, kes ei ole kadunud kuhugi kaugustesse. Neile, kellele saan helistada ja kes püüavad rääkida minuga ka siis, kui üks väike inimene täiesti jõust taustal kisab. Või tulevad külla ajal, kui see pole neile kõige mugavam. Aga minule on see ülitähtis. Üksildus võib olla igaühe jaoks erinev. Ühte kindlat rohtu üksilduse vastu pole, kuid igaühel meist võib olla oma rohi.